see ettevõtte raamatupidaja suutis raha ära kanda niimoodi, et kõigepealt tuli talle kiri, mis nägi välja nagu tuli enda ettevõtte süsteemist ja siis tuli talle kõne peale ettevõtte finantsdirektorilt nagu juurde. Ehk siis, ütleme, kui e-kirja peale veel raamatupidaja vaatas, et võib-olla kahtlane, aga kui nagu kõne inimeselt ja päris inimese häälega nagu juurde tuli, et siis ta tegi selle ülekande ära ja mis nagu välja tuli, oli see, et see kõne oli ka AI poolt tehtud. Tere tulemast kuulama Võti tuleviku 2024 podcasti. Minu nimi on Rene Näes. Mina olen Kaspar. Ja mina olen Andres. Ja enne, kui läheme tänase podcasti juurde, võib-olla Kaspar räägid veits, mis me siin podcastis räägime üldse? Jaa, siin podcastis räägime siis erinevate firmadega põnevatest teemadest ja nende firmadega saate ise rääkida siis Võti tuleviku karjääriüritusel. Suur aitäh, Kaspar! Aga ilma pikema jututa läheme tänase külalise juurde, Nordea Pank ja Andres. Tere tulemast podcasti. Tere tulemast. Räägime võib-olla veidi, et millega Nordea Pank üldiselt tegeleb siis? Nordea Pankal on Eestis üle 1100 töötaja, aga mis meid nagu omapäraseks teeb pangana on see, et meil ei ole Eestis mitte ühtegi klienti, et kogu kliendibaas jäi Luminori ja tänasel hetkel siis Nordea Eestis tegutseb Nordea Grupi sellise tugiteenuste üksusena ja siis sisuliselt teemegi kõiki töid, mis ei ole otseselt näost näkku kliendiga suhtlemine, et on selleks siis laenulepingud, tehingud või siis minu valdkond finantskuritegevuse ennetamine. Seega selle kliendiga suhtlemisega tegelevad siis teistes riikides asuvad filiaalid? Nordea põhiturud on siis Soome, Rootsi, Norra ja Taani ja seal on siis kokku meil circa 10 miljonit klienti. Oi. Hästi palju kliente. Aga okei, väike tutvustus on tehtud, põhimõtteliselt Nordea Pank siis tänane teema, millest me siis täna hakkame rääkima ja millesse me väga süvitsi täna läheme, on siis nii-öelda financial crime prevention, ehk siis eesti keeles oleks finantskuritegevuse ennetamine. Et läheme siis selle teemaga ja küsime kohe esimese küsimuse, et mis asi on üldse finantskuritegevus? Finantskuritegevus on nüüd suhteliselt lai valdkond ja suures pildis siis sisaldab kõigepealt rahapesu tõkestamist, ehk siis kuritegelikul teel saadud raha siis süsteemi liikumise välistamist, et vältida selle siis pangas edasi-tagasi liigutamist ja eesmärgi, et ta lõpuks ju oleks siis näeks välja legaalne. Teine valdkond, mida me siis peatame pangas, on terrorismi finantseerimine, mida me jälgime. Siis suhteliselt väike valdkond, aga mis on ka oluline valdkond, on altkäemaksud ja korruptsioon. Siis veel 3 suurt valdkonda, üks suur valdkond on pettused. Siis on järgmine suur valdkond on maksukuritegevus ja siis viimane suur valdkond on finantssanktsioonid. Okei. Hästi palju neid selliseid liike nagu selles finantskuriitegevuses on, aga küsime, et kui need kõik nüüd välja tuua, et kui tihedalt tegelikult neid finantskuritegevusi näiteks räägime aasta vältel, mis numbritest me võiks rääkida, kui palju neid nagu võiks juhtuda keskmiselt, sest see ei ole nagu väga... No seda ikka juhtub. See on nüüd see küsimus, et mis numbrit me loeme,
finantskuritegevusel, nii nagu ükskõik millisel teisel kuritegevusel, see nii-öelda lõpp-punkt on, kui kohus teeb mingisuguse otsuse, et keegi on süüdi ja mingi kuritegu toimus, et me võime neid numbreid kokku lugeda, et need numbrid on kuskil rahapesu andmebüroode aastaaruannetes näiteks kirjas. Sealt edasi siis lähme, mis on palju suurem number, on siis need siis potentsiaalsed kuriteod, mida rahapesu andmebürood politseid uurivad. Ja siis veel suurema numbri saame siis, kui me vaatame siis neid ebaharilikke või kahtlaste tehingute teateid, mida pangad rahapesu andmebüroodele saadavad. Ja siis kõige suurem number on see, et kui palju pankade enda süsteemides on alerte, mida nad siis sellist, ütleme, ebaharilike tehingutena inimsilmaga üle vaatavad. Okay. Aga kui, neid probleeme muidugi väga palju ja lahendusi kindlasti ka, aga mis siis nagu kuidas siis neid asju nagu ennetatakse? Kas seal on mingi nagu tehnoloogiline roll või mis siis nagu aretatakse välja? See on selles mõttes väga suur süsteem, et hakkame nagu kõigepealt sellest otsast peale, et tuleb ära defineerida, et mida me üldse nagu pangana üritame kinni püüda. Et seal on kaks küsimust. Üks küsimus, et kus me näeme riske ise, aga teine küsimus on siis, mida meilt seadusandluse poole pealt oodatakse. Ja see on ka omaette väga keeruline maatriks, et seal on sellised, ütleme, rahvusvahelised nõuded. Siis, kui me lähme riikide tasandile, on seadused, mida me peame täitma, siis on erinevate ministeeriumite määrused, mida me peame täitma, siis on finantsinspektsioonide guideline'id ja handbookid, juhised, mida me peame täitma, siis on rahapesu andmebüroode juhised, mida me peame täitma. Ja siis kogu see maatriks, kui me võtame nüüd nagu Norde kätte, et siis Soomes on üks ports neid dokumente, Rootsis on teine ports neid dokumente, Taanis on kolmas ports, Norras on 4. ports, kuna meil on kontor ka Londonis, siis on meil Suurbritannia regulatsioonid ja kuna meie aktsia on kaubeldav USA börsil, siis on meil ka Ameerika regulatsioonid. Oi, see on ikka meeletu. Et see on nagu see esimene nii-öelda kompott, et nii-öelda üldse nagu ära defineerida, et mida me peame tegema selles valdkonnas. Hästi palju reegleid, see on igal pool. Peab näpuga järgi jagama. Aga okei. Räägime siis võib-olla, ühesõnaga nägime või kuulsime nendest erinevad finantskuritegevuse liikidest aga küsiks sellise küsimuse, et milline on võib-olla teie praegune peamine probleem, mis millises nendest valdkondades, mis just enne nimetasite, milline on nagu kõige suurem nagu finantskuritegevuse see nagu valdkond, et näiteks kas on rahapesu või mingisugused sanktsioonid, et milline praegu kõige selline... Ma ütleks nagu kõik on olulised, et kui võtta jälle terve see rivi, et esiteks tunne oma klienti, et praegusel digiajastul, kus nii-öelda kliendi mugavuse soovist on väga olulisena laual veebidel kliendiks saamine, veebidel tehtavad identifitseerimised ja nii edasi, et kuidas nagu hoolitseda, et me pangana ikkagi teame täpselt, kes on see isik, kes on mingisuguse kliendi taga või rahasumma taga. Ja sealt edasi, kui sul on 10 miljonit klienti, et siis ei saa ju pöörata täpselt sama tähelepanu kõigile klientidele, et siis kuidas sa neid kliente riski klassifitseerid, et kogu see finantskuritegevuse ennetamine on üles ehitatud selle põhimõttel, et sul on nagu osad kliendid suurema riskiga, osad kliendid väiksema riskiga ja siis need kliendid, kes on nagu suurema riskiga, siis nendele pöörad sa nagu rohkem tähelepanu. Aga kuidas kogu seda süsteemi siis üles ehitada niimoodi, et ta sul mõistlik oleks ja nagu sujuvalt toimiks. Et see on nagu üks suur teema, mis on pankades laual.
Siis järgmine suur teema on just nende sama, kui lähemegi siis nagu tehingute monitoorimise peale ja rahapesu tõkestamise peale, et kui sul ongi siis 10 miljonit klienti, kes teevad 100 miljonit tehinguid, et kuidas sa siis selle matemaatika sinna süsteemidesse programmeerid niimoodi, et sul need tehingud, mis nagu päriselt võivad olla kuritegelikud, siis sinna filtritesse kinni jäävad, et kuidas sa nagu eristad sellist tavapärast tehingut mitte tavapärasest, et mis on need andmepunktid, mida siis nagu kasutada saad selle jaoks. Siis sanktsioonidega täpselt sama teema, et mis seal nagu selline väga, väga oluline teema pankade jaoks on tänasel hetkel, et sanktsioonilistid, kaks teemat, üks on see, et sanktsioonilistid koosnevad nimedest. Kui me nüüd Eestis vaatame, et meil on Eestis ettevõtetel või eraisikutel on taga selline isikukood või äriregistri kood, mis on selline üks-ühene identifitseeritav numbriline kombinatsioon, siis maailmas meil ju sellist numbrilist kombinatsiooni ei ole, et see tähendab seda, et kogu see pankade sanktsioonivaldkonna skriinimise süsteem peab olema üles ehitatud nimede otsimise peale. No siis te võite ette kujutada, et kui meil on nimed, millest me nüüd maailmas räägime, et väga palju nimesid on seotud riikidega, kus on slaavi tähestik, siis on väga palju nimesid seotud riikidega, kus on hieroglüfid, et kuidas need nimed on siis nagu nii-öelda ladina tähestikus ja kuidas sa nagu pangasüsteemist üles leiad. Ja teine küsimus on see, et kui sa siis need reeglid teed nagu natukene lõdvemaks, et sa püüad kinni ka sarnaseid nimesid, lihtsalt selleks, et mitte vigasi teha, et kui palju sul siis nagu ausaid kliente sarnaste nimedega sinna filtrisse kinni võivad jääda. Et kuidas see süsteem nagu optimaalselt üles ehitada. Seda ikka juhtub, et jäävad ka nimed ausad inimesed? Jah, ikka juhtub. Kuidas see üldse nagu välja näeb, et kui et töötaja proovib seda optimiseerida kõike, aga lihtsalt siis mingisugune masin või algoritm lihtsalt loeb kokku neid erinevaid tehinguid ja siis sealt lihtsalt filtreerib kõik välja? Ei ongi, et sul on ka sanktsioonilistidel on sul siis ongi andmeanalüütikud, kes siis pidevalt jälgivad, mis on need uued sisendid, mis sanktsioonilistist nagu sisse tulevad. Ja siis simuleerib, et kui palju nagu pangas nagu selliste asjadega neid hitte saab ja siis optimeerib neid reegleid vastavalt sellele, et seal on nii sellist andmeanalüüdi kogemust vaja, programmeerimise kogemust vaja, keelelist kogemust vaja, mismoodi mingid nimed ja kirjapildid ja aliased välja näevad, kui siis ka sellist, ütleme, ärianalüütist mõtlemist, et kus sa nagu selle piiri tõmbad, et sa tunned ennast mugavalt, et sa kõik kinni püüad, mida sa kinni pead püüdma ja samas ei tekita selliseid ilmaasjata alerte süsteemis. Et ühesõnaga siuke asi selles mõttes nõuab natukene, kuidas öelda, inseneri oskust, et sa võtad posu andmeid ja siis sa vaatad, et võrdled andmeanalüüsimine ja siis sa proovid luua süsteemi, mis selle kõik paremini kokku võtab. Jah, et kui nagu küsida just nagu selle, ütleme, arenduse poole peale, et kust me kõige paremaid töötajaid saame, siis ongi inseneri taust, et mida me just nagu hindame on, mida inseneri valdkonnas õpetatakse, on selline võimekus siis keerulist süsteemi lihtsalt paberile panna. Aga praegu, kui nüüd võib öelda aasta-kahe jooksul, mis on siin meil olnud, et missugune valdkond sealt just vajab kõige rohkem arendamist või kus on praegu nagu, mis see trend on olnud, kuhu nagu rõhku praegu panna? No sanktsioonidest rääkisin juba see, et tuli nüüd, ütleme, viimane hüppe oli 2 aastat tagasi, mis oli selline väga järsk hüppe, et ma arvan, et selle valdkonnaga on siin pangad juba ära harjunud sellega, mis sealt on tulnud, et mis nüüd uus valdkond sissi jookseb ja eriti just, kui nüüd need, ütleme, tehisintellekt, mis suudab juba sul kõnesid järgi teha, on pettused. Ja seal on ka, et ütleme, pankade füüsiline turvalisus tänasel hetkel on juba suhteliselt
okei, et keegi nagu niisama kuskile kontole sisse ei häki, et millest me siin räägime, on ikkagi need olukorrad, kus mingil põhjusel siis viiakse klient eksiteele ja ta ise toksib siis kusagile süsteemi oma pinnid sisse. Et kas ta nagu, ütleme, kõige lihtsamad kaasud on siin, kus kliendile lihtsalt tuleb mingisugune ilus jutt, mille peale ta siis ise lähebki kuskile netipanka ja saadab raha ära, uskudes siis mingisugust juttu, mis pärast osutub, et ei ole tõene. Või teine variant siis tal viiaksegi eksiteele sellega, et saadetakse mingi kiri ja palutakse kuskil midagi identida, mis tegelikult ei ole see asi, mida tal palutakse identida, vaid samal ajal käib siis kuskil mingi paralleelprotsess, mis siis logib nende samade pinnidega tal kontole sisse ja siis teeb ülekandeid. Jah, et saab nagu remote'i ligipääsu. Ja. Sest tegelikult neid veebilehtesid on päris, no ma ei ütle, et nüüd, ma ei tea, pankade veebilehti siin lihtne järgi teha, aga selles mõttes veebilehte saab ju tegelikult igaüks teha, et seal on see probleem, aga kas teil on mingi nõuanda näiteks mulle, et kuidas nagu mina kui klient ise saaksin siis nagu sellele natuke vastu võidelda, kas ma saaks üldse midagi teha? Saab kindlasti teha, et üks asi, üks selline rusikareegel on see, et kui sa mingi e-kirja või SMS-i saad, et ära mine sinna lingile klikkima. Et ükskõik on see sul siis mingi, ma ei tea, postipaki identimine, ümbersuunamine, pangateade või mis asi, see info on olemas vastava ettevõtte süsteemis, kui sa sinna sisse logid. Ehk siis, kui sa arvad, ütleme nüüd, väga paljudel juhtudel sa saad nagu kohe aru, et see on pettus, siis lihtsalt kustuta ära. Aga kui sul mingisugune kahtlus on, et siis võtta puhta brauseriga seesama ettevõtte kodulehekülg ette ja mine nagu sealt kaudu sisse. Ja siis sa nagu saad aru, et kas nagu on asi õige või ei ole õige. Jah, ei, see on mõttes huvitav, et kuidas nagu nüüd on lähenetud sellele, et sul on, proovitakse siis nagu mängida siis seda panka või keda sa usaldad, on ju. Et varem ma mäletan, kui mina olin, kui mina noor olin, siis mulle kirjutas meilile näiteks, mis ta oli, Nigeeria prints tahtis kulda, mis ta oma kuskilt tõi kinni või mingi siuksed sõnumid olid, et nüüd on nad nagu ikka päris palju kavalamaks läinud. Aga kas teil on nagu praegu mingit ülevaadet sellele, et kui teil on mingid kindlad meetodid, kuidas te praegu vastu võitlete, et mis on need uued asjad, millega siis kuritegijad praegu nagu tegelevad, et jälle uuesti siis anneks tõmmata. Kas on mingi uusi trende, mida nad kasutavad? See valdkond läheb ikkagi väga-väga keeruliseks. Et see ei ole nüüd meie maja näide, aga see on näide, mis juba maailmas on juhtunud, on see, kus oligi siis ettevõtte raamatupidaja suutis raha ära kanda niimoodi, et kõigepealt tuli talle kiri, mis nägi välja nagu tuli enda ettevõtte süsteemist ja siis tuli talle kõne peale ettevõtte finantsdirektorilt nagu juurde. Ehk siis, ütleme, kui e-kirja peale veel raamatupidaja vaatas, et võib-olla kahtlane, aga kui nagu kõne inimeselt ja päris inimese häälega nagu juurde tuli, et siis ta tegi selle ülekande ära ja mis nagu välja tuli, oli see, et see kõne oli ka AI poolt tehtud. Et see ei olnud nagu päris inimene, kes helistas, et see on see koht, kuhu me täna juba oleme nagu välja jõudnud. See on ikka päris reets. See on väga ohtlik, selles mõttes, mõtle, sul helistab lihtsalt ja ütleb... Sina helistab mulle, tee mul ülekanne. Jaa, põhimõtteliselt jaa, aga siis saad aru, ja siis homme kirjutada, kui tahaks raha tagasi, siis tuleb välja, et mis raha, pole midagi, ma magasin eile õhtul. See asja nagu... Ei, see on jaa, väga jõhker, selles mõttes kuritegevus ja hull. Aga räägime võib-olla veidi see teema, mis mulle tundub, et see teema on nagu hästi huvitav ja siuke nõuab probleeme ja lahendusi. Küsiks võib-olla selle, et inimene, näiteks noor tudeng praegu nagu mõtleb, et et see on nagu tema see teema just, et ta tahab ennetada neid, et kuritegevust vähendada finantsvaldkonnas. Et küsiks sellise küsimuse, et kui tudeng tuleb tööle, näiteks tuleks Nordeapanka tööle, kaua tal umbes läheks, et ta jõuaks sinna finantskuritegevus just sinna valdkonna, millega teie praegu nagu tegelete või?
no selles valdkonnas on meil ka sellised omaette karjääriredel sees olemas, et igas valdkonnas on sellised ütleme, rohkem spetsialisti töökohad, kus saad alustada ja siis keerukamad analüütikute, projektijuhtide töökohad, juhtide töökohad, kuhu sa saad edasi liikuda. Aga ma arvan, et kõigil läheb esimene 3-4 kuud ikkagi väga selgelt ainult õppimise peale ja siis saab juba hakata nagu omapäi mingite tööülesannetega pihta. Aga rääkige, et ehk siis kui tudeng tahab tulla teile tööle, siis praktikat ei ole? No me tänasel hetkel meil on olnud ka praktikante, aga väga-väga erandolukorras, et me pigem võtame inimesi kohe tööle, kas või ütleme sellise valemiga, mis me oleme siin teinud viimase kursuste tudengitega, et näiteks suvel siis täiskohaga koolitusprogrammis ära, viimase aasta tudeng siis on viimase aasta nagu osalise koormusega tööl ja siis tuleb täiskoormuse peale tagasi. Et miks me nagu niimoodi teeme, ongi just see väga pikk sisseelamise koolituse programm, et kui inimene tulekski 6-2 tööle, siis ütleme ettevõtte poolt vaadatuna me tegeleksime ainult nagu tutvustamise ja koolitamisega, et see panus nagu töötaja poolt meile jääks nagu selliseks üliväikeseks, et seetõttu me pigem võtamegi siin suve alguses inimese tööle, suvel koolitame välja, täiskoormusega laseme ta siis näiteks õppeaasta jooksul korraks osakoormusele tagasi, et ta saaks ilusasti kooli ära lõpetada ja siis uuesti nagu põhitöötajana siis nagu täiskoormusega edasi. Aga kuna teil on siis on vaja kindlasti mingit spetsiifilisi inimesi sinna tööle, spetsiifilise väljaõppega, et keda te siis nagu üldse ootate sinna tööle? Nordepangas tervikuna nüüd sellest 1100-st ikkagi kuskil 800-850 on siis sellised spetsialisti rollid, kes siis tegelevad konkreetselt Soome, Rootsi, Taani, Norra klientide ja nende kliendi dokumentidega. Ehk siis üks nõue, mis meil on siis vastava Põhjamaa keeleoskus sellisel tasemel, et sa suudad siis pangasüsteemis olevat infot, tunne oma klienti, ankeete, ettevõtete klientide korral näiteks kliendi kodulehekülgi lugeda, aru saada sellest kliendist ja siis kliendi kohta käivaid dokumente siis vastavas keeles täita. Ja siis ülejäänud kuskil, ütleme 200 töötajat circa on siis sellised andmeanalüütiku, projektijuhi, ärianalüütiku töökohad, et seal on siis eriline oskus pluss inglise keel. Okay. Aga... Eesti keel näiteks on oskus ilma milleta saab meil majas hakkama. See on küll huvitav. Mitte, et ütleme Eesti ettevõttena me ka toetame inimeste eesti keele õpinguid ja igati pooldame, et eesti keelt nagu õpiks, aga ütleme nagu erialasel tööl ja töökohustuse täitmisel seda nagu ei ole. Suomi keeli, svenske. Sa saad juba tööle minna. Nii palju ma oskan. Saad tööle minna. Smörgostorta on üks asi, mida rootsi keeles oskan. No vau. Aga okei, et siin praegu tuli välja, et võiks olla, et kui sa sinna ikkagi räägime siis 850 hulka jõuad ja seal on see Soome, Rootsi ja need keeled on nagu vajalikud ja siin 250 või siin 200, et siin oli nagu inglise keel ja siis see oli nagu see koolitatud või kuidas see oli nüüd? No seal ma ütleks, et inglise keeles töökohad on sellised, kas on ta andmeanalüüsi töökohad, ehk siis räägime seal inseneri taustast, IT taustast, projektijuhtimise taustast. Okei. Et selliseid siis asju on vaja, et insenerid ja IT läheb nagu peale. Insenerid IT, kindlasti, et ütleme neid süsteemid on keerulised, kliente on palju, andmeid on hästi palju ja see, kui targalt sa need asjad, ütleme, automaatika seal üles ehitad, sellest oleneb väga palju, kui efektiivselt siis päeva lõpuks pank tegutseb. Aga sul selles mõttes, et kui sa seal oled, siis sul on mingi tiim, kellega sa koos mingit spetsiifilist asja ette võtad või?
Jah, et kui me nüüd räägimegi just nendest analüütiku rollidest, et seal, mis Nordea erisus on, või heas mõttes erisus on see, et need tiimid on üldjuhul rahvusvahelised, ehk siis sa tuledki tiimi, kus siis on sul Eestis töötajaid, Poolast töötajaid, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist töötajaid ja on meil väga palju, ütleme, töötajaid, kelle juht on kuskil teises riigis või ka on meil siin tiimijuhte, kelle töötajad on siis laiali üle 6 riigi. Aha. Nii et selles mõttes, et te otseselt ju koha peal siis käima ei pea või kuidas sellega on? Meil Nordeas on tänasel hetkel selline hübriid töömudel, et me ikkagi väärtustame seda, et just ütleme ettevõtte töökultuuri huvides ja teineteiselt õppimise ja infoliikumise huvides võiksid inimesed käia kontoris ja mida tihedamini nad seal käivad, seda parem. Samas see, kui sa mõned päevad nädalas oled kodukontoris, on ka igati okei. Okei, siis küsiks võib-olla sellise küsimuse, et oletame, et tudeng tuleb tööle, näiteks andmeanalüütiku tuleb siia nii-öelda tuleb see andmeanalüütikuks näiteks, et kaua ta peaks umbes nagu, millised võimalused seal karjääriredelil nagu on, et kas seal ongi võimalik näiteks andmeanalüütikus mingiks vanem spetsialistiks saada, sealt võib-olla juhiks juba edasi, et mis millised võimalused on näiteks tudengil edasi areneda seal töökohal siis? See sõltub ikkagi väga palju inimestest endast, aga ütleme meil selliseid näiteid, kus inimene on sisse tulnud näiteks tehingute monitoorimise spetsialistina 3 aastat tagasi ja tänasel hetkel juhib siis üle Põhjamaade arendustiimi. Sellised näited on ka ikkagi täitsa mitu olemas. Ehk siis on ikkagi võimalus, et kui näed vaeva, teed tööd, siis ikka on võimalik nagu kõrgemale jõuda. Jah, ja üks asi on töö tegemine, teine asi on see, ütleme, tarkus ja nutikus selle töö tegemisel, et just ka koostöö, julgus asju võib-olla teha teistmoodi, targemini. Ja kuna rahvusvaheline on, siis kindlasti on kõigil on natuke oma eripärasi ja natuke inputi, et kindlasti on väga palju... Nordas Eestis täna on meil 55 erinevat rahvust. Oi, wow. 55, seda me oleks oodanud. See on küll siuke huvitav. See on kogu maailm põhimõtteliselt. See on nagu fun fact praegu. Mis ma tahtsin öelda? See on selles mõttes küll väga huvitav töö, sest siin praegu tundub, et me räägime siin ikkagi väga suurtest andmekogustest ja see on ikkagi mõni nutikas insener peab mõtlema mingisuguse kerge lahenduse, et võimalikult lihtsustada seda andmete hulka, et see on nagu see on ikka raske töö. No selles mõttes jah, et raske, teiselt poolt on ta ka väga, väga huvitav töö, et ühelt poolt on sul siis 10 miljonit klienti, kellel on kuskil 100 miljonit tehinguid. Siis on sul väga palju selliseid finantskuritegevuse aspekte, mida sa pead kinni püüdma nendest tehingutest. Aga mis nagu veel keerulisemaks selle süsteemi teeb, et Nordea on ju pangagrupp, mis on kokku koondunud üle 200 erineva panga Põhjamaadest, vanimad nendest aastast 1843. Et te võite nagu ette kujuta seda, et kui palju seal on erinevaid pangasüsteeme, mis kõik peavad omavahel suhtlema. Et see nagu üks ja sama andmeväli võib ju liikuda 10 erinevate süsteemide ja andmebaaside vahel ja et kõik need liikumised nagu korrektselt toimiksid, kui ühes kohas midagi muudad, et mis on need järgmised sammud, kus sa pead ka hoolitsema, et see muudatus nagu midagi korrast ära ei ajaks, et see on see tähelepanuoskus, mida me oma andmeanalüütikult nii-öelda ootame. Pluss siis see, et erinevatel riikidel on erinevad regulatsioonid, kuidas nad asju ju protsessivad, et see tuleb ka arvestada. Seda veel kõige lisaks, jah, et kui me just selle finantskuritegevuse valdkonna võtame, kus siis nagu meie töö lõpp-produkt on siis teade rahapesu andmebüroole, mis läheb välja, et siis
ütleme ka erinevate riikide rahapesu andmebürood ju tahavad neid teateid erinevas formaadis, erineva IT-lahendusega automaatselt saada, et see kõik on nii kompleksne, nagu siuke tunne, et on see, et sul peab olema kõik nagu paigas, erinevad riigid, koodid, kõik peab absoluutselt jooksma õigesti. Samas see paneb nagu mõtlema seda ka, et kui oletame mingisugune nagu süsteem maha läheks, siis see võib ikka sellist kaost nagu mingil määral tekitada ju. Mis on ka, et kui me siin räägime erinevatest töökohtadest, et ongi ka meil päris mitmed inimesed just nende intsidentide lahendamise peal, kes siis hoolitsevadki sellest, et kui midagi juhtub, et see saaks loetud tundide ja minutitega korda uuesti. Kõlab ka nagu põnev töö. Nagu James Bond. Tehnoloogia James Bond, insenerid ja James Bond. Jah, et see ongi, et kui andmed ühest süsteemist teise lähevad, et kes Exceliga on töötanud ju, see teab, et kui sa paned kuskil referentsi teisele, ütleme, et C3 lahtrile ja see andme, mis sealt C3-l pidi olema, liigub D3, siis sul kogu rivi ei tööta enam. Seda küll, jah. Selles mõttes küll. Aga arvan, et sellise huvitava siis tooniga lõpetame täna selle podcast ära. Väga põnev teema ja kui sina, tudeng, tundsid, et selline teema võiks just sind huvitada ja pakkuda soovid probleeme lahendada, siis kindlasti kandideerige Nordea panka, võib-olla saate mõne IT-lahenduse või insenerilahenduse saate ise panustada, et meil oleks, et maailmas oleks parem seis finantsturvalisuse mõistes. Et siis, ja kui soovite, võib lähemalt veel tutvuda Nordea pangaga, kes siis sellist rasket ja väga vastutusrikast tööd teeb, siis tulge võtmele ja tutvuge ise tiimiga. Võib-olla on just teile mõeldud see teema. Äkki on sinu nimena Bond, James Bond. ja alati võib minna ka lihtsalt cv.ee ja seal Nordea sisse toksida, et meil on seal, ma arvan, igal ajal hetkel üle 10 töökuulutuse üleval inimeste osas, keda me otsime. Et äkki midagi põnevat teile. Aga meie poolt siis kõik. Aitäh, et tulite. Aitäh!